tulemast kuulama uut taskuhäälingut, mis räägib Eesti kaitsetööstusest ja mille eesmärk on jõuda vähemalt 9. saateni, aga nagu tavaliselt podcastidega on, et ega lõpuni ei tea. Rahva tungival nõudmisel võib tulla lisa ja võib tulla veel teine hooaeg, kõik sõltub sellest, kuidas Delfi tasku kuulajad selle saate vastu võtavad. Mistõttu kõigepealt kiitus Delfi taskule, kes sellise saate ellu on kutsunud, et tutvustada Eesti kaitsetööstust. Mina olen selle saate juht, vähemalt järgmised 9 osa, minu nimi on Rasmus Kage, olen ettevõttest Agenda ja et asi oleks klaar, siis muuhulgas annan ka Eesti Kaitsetööstusliidule nõu. Aga selleks, et see saade saaks võimalikult ülevaatlik ja põnev ja tutvustaks kõiki neid nurki, mida Eesti kaitsetööstusettevõtted 15 aasta jooksul teinud on ja kavatsevad teha, hakkavad siinsamas saates käima väga erinevad eksperdid erinevatest Kaitsetööstusliidu ettevõtetest, ministeeriumist, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusest, Kaitseväest ja usume, et see saab olema põnev sõit. Seega alustame esimese saatega, mis annab sissevaate tegelikult kõikidele järgneva 9 saate teemadele ja ma luban teile, et me läheme detaili, me läheme ettevõtete juurde, kes päriselt aitavad täna Ukrainas võita sõda Venemaaga ja me räägime tuleviku põnevatest projektidest ja nüüd on paslik tehagi algust ja öelda, et esimeses saates on kohal 2 meest, kes on väga otseselt seotud Kaitsetööstusliiduga. Kõigepealt Ingvar Värnamäe, kes on täna Kaitsetööstusliidu nõukogu liige ja Ingvar on juhtinud Kaitsetööstusliitu aastatel 16–18 ja Kalev Koidumäe, kes on täna Kaitsetööstusliidu tegevjuht juba siis 2 aastat. Ja kuna ma mõlema mehega olen pikaaegne tuttav, siis ärgu vaata pahandagu, et ma ütlen neile sina. No nii, džentelmenid, võtame otsast ja räägime kõigepealt Delfi vaatajale sellest, kus Kaitsetööstusliit täna on. Ja selle kohta ma pean alustama väikse sõnumiga, et ma pean ütlema üllatusega, et hoolimata sellest, et ma annan Kaitsetööstusliidule nõu, ka mina ei tea, kui kiiresti nende liikmete arv kasvab. Veel 2 kuud tagasi rõõmustasime, et neid on 150, täna on, Kalev? Täna on meil liikmeid juba 173. Kuidas need ettevõtted sinna tulevad, miks just nüüd neid nii palju on? Eks üks tõukejõud on see julgeolekupoliitiline olukord meie lähiümbruses. Et julgeoleku olukord on muutunud ettearvamatuks ja eks ettevõtted tunnetavad ka seda, et ühest küljest, kuidas nemad saavad luua tööriistu julgeoleku tagamiseks ja kindlasti on siin teine pool ka see äriline aspekt, et pakkuda uusi tooteid ja niipidi see asi on kasvanud. Et eelmine aasta oli terve aasta peale, meil tuli liitu juurde 28 ettevõtet ja selle aasta 3 kuuga on tulnud juba üle 20 ettevõtte. Nii et huvi sektori vastu on ja ka võib-olla see teenus, mida me liidu poolt pakume, on selles suhtes ettevõtetele kasulik, aitab neid uutele turgudele, uutele kontaktidele ja see on meie igapäevane töö, aidata ka läbi selle siis kaitsevõime tugevdamist. See kaitsetööstus on üks osa kaitsevõimest ja Eesti majandusest. Kaitsetööstusliidu rolli juurde me üsna peagi varsti jõuame, aga et oleks klaar, mõni Delfi vaataja küsib, et 173 ettevõtet. Ma ei ole kuulnud, et Eestis tehtakse tanke või et valmistatakse laskemoona. Mis ettevõtted need nüüd on? Et kuidas seda, sisuliselt seda 9 saadet, kus me seda kõike lahkama hakkame, kuidas seda nüüd nagu kokku võtta? Kust, kuhu, millega need ettevõtted tegelevad? Jah, kui me võtame nüüd selle ettevõtete paleti lahti, et meil ongi ettevõtted jaotatud ära 14 erinevasse kategooriasse. Ühest otsast hakkavad ettevõtted, kes loovad ja teevad erinevaid tarkvara ja krüptograafilisi ja küberlahendusi kuni siis teise otsa välja, kus on meil kosmoseettevõtted ja metalliettevõtted. Sinna vahele mahuvad siis ettevõtted, kes arendavad süsteeme olukorra teadlikkuse loomiseks, vaatlussüsteeme,
mereplatvorme, mehitamata platvorme, siin tahaks ka ära tuua selle, et meil on nagu väga uhke öelda, et Eesti kaitsetööstus pakub täna kõikides kolmes domeenis mehitamata süsteeme. Maa, õhk ja vesi. Siia juurde tuleb ka nüüd teenused, mida pakutakse meie enda kaitseväele. Tehnika ja relvasüsteemide elutsükli tagamist, remondi hooldust, väljaõppe vahendeid toodetakse ja arendatakse individuaalvarustust ja selliseid asju. Et siit tulebki nagu see palett on väga lai. Võib-olla ka täpsustada, et kuskil, ma arvan, 20+ ettevõtet on need, kelle tooteportfellis on 100% kaitse- ja julgeoleku valdkonna tooted või teenused. Ülejäänutel ettevõtetel on see protsent ka kõikuv ja võib-olla see protsent, mis puudutas kaitse- ja julgeoleku valdkonnade toodete osakaalu, see on 3 aastat tagasi oli 5% kuskil, siis on ka näite, kus täna on see üle 50% juba. Nii et ja ettevõtete, ütleme, kogu käive tervikuna Eesti ettevõtetel oli siin eelmine aasta kuskil 1,7–1,8 miljardit, millest siis 500 miljonit oli see, mis tuli siis kaitse- ja julgeoleku valdkonna toodete müügist. Ja neist omakorda siis üle 2/3 tuli ekspordist. Nii et põhifookus on see, et aidata ettevõtted eksporditurgudele, aga meie oma koduturu referents on äärmiselt oluline. Et me arvestame sellega, et meie enda turg on tagasihoidlik. Ja võib-olla üks oluline aspekt veel, et Eesti kaitsetööstusettevõtted on kõik eraettevõtted. Meil ei ole riigi osalusega ettevõtted. Kui me vaatame siin meie lähinaabrid Skandinaavias, Soomes on Patria, Rootsis on Saab, Kongsberg Norras ja nii edasi, siis selles suhtes ongi see, et ettevõtetele ka teatud määral väljakutse, et just selle turundamise osas, eks Ingvar oskab seda paremini kommenteerida, et aga see tähendab ka seda, et ettevõtetel on tegelikult päris suur vabadus oma toodete arendamises ja fookus ongi ka jõuda või sihitud eksporditurgudele, et ei jääda ka teatud määral mugavustsooni, et mul on nüüd oma kaitseväe niisugune pikaajaline koostööleping olemas, aga ettevõtted, kes meil täna liidus on, arendavad tooted, ongi võtnud sihi, et sellega saada välisturgudele, tähendab, see toode peab olema unikaalne, et eristuda nendest, mis täna pakutakse ja seda me ettevõtted suudab pakkuda. Milline on Eesti kaitsetööstuse jälg täna maailmas, et vaataja siinsamas kohe aru saaks, et me päriselt toodame midagi, millel on maailmas väga tugev positsioon, mitte lihtsalt maailmas, et mõni näiteks hästi tore, mida inimesed võiksid ja peaksid ju teadma kaitsetööstuse ettevõttena, on just Samelin saapavabrik. Norra armee kannab ju Samelini saapaid. Norra armee ja osaliselt ka Saksa armee ja Sloveenia, et siin on nagu mitmed riigid. Aga võib-olla selles suhtes ka märgiks ära, et mis võib-olla on aidanud kaitsetööstus areneda, võib 4 olulist referentsi, et esimene referents oli 2000 keskel, kui Eesti kaitsevägi oli Iraagis ja Afganistanis, kus oli tegelikult suureks väljakutseks improviseeritud lõhkekehad. Siis selle suhtes oli nii Tallinna Tehnikaülikool kui ka ettevõtte Rantelon töötasid välja esimesed elektrooniline sõjaväedamise süsteemi, millest täna on tegelikult välja kujunenud juba toodete seeria. Teine referents oli 2007 küberrünnak. Eesti IT-arhitektuur oli hästi üles ehitatud loogiliselt. Ta sai natukene rappida, aga ümber ta ei kukkunud. Avalikud teenused tegelikult ju toimisid. Ja see on tänase päevani tegelikult meie IT ja küberturvalisuse ettevõtetele siiamaani väga tugev referents. Ja võib-olla küber on üks valdkond, millega meie ettevõtted on maailmaturul tuntud. 3. referents Eston Kohver, kagupiir. Et ega ju hakkas ju koheselt ka riigipiiri nii-öelda tehnoloogilise riigipiiri arenduse faas, mille käigus siis ettevõtted hakkasid välja tootma erinevaid süsteeme. Et Teli tegi esimese autonoomse droonipesa, näiteks Defendekist tulid esimesed kaamerad. Ja paljudest nendest probleemidest, mis olid vaja lahendada, on tekkinud tooted, millega siis täna on jõutud välisturgudele. Ja loomulikult see 4. referents käimas olev Ukraina sõda, et ega tegelikult osad ettevõtted olid juba oma süsteemidega toetasid Ukrainat seal 18 aastat alates OSD missiooni ja kuni tänase päevani, et meil on rida ettevõtted, kes seal on päris pikalt sees olnud. Kas see rida on, võib-olla nüüd õigesti mäletan, 10, öeldakse selle kohta, päris täpset numbrit kunagi välja ei öelda? Jah, suurusjärk vastab tõele.
Ja me võime öelda, et need on päriselt ettevõtted, kes päriselt iga päev aitavad seda võita. Need on päriselt ettevõtted, neil on oma tooted, need meeskonnad on kas alaliselt või regulaarselt on seal koha peal, sest et ega täna see tehnoloogiline areng, mis seal lahinguväljas käib, on tegelikult meeletu tehnoloogiline niisugune spinn, et on meetmed ja vastumeetmed. Et ega ka vastasmeeskond kohaneb ju väga kiiresti uute süsteemide, uute trikkidega. Kui me vaatame ka täna nagu ajast tagasi, kui sõja alguses oli siin Bayraktar oli hästi tuntud platvorm, millest tehti laule, siis täna nagu sellest palju ei räägita. Või kui vaatame taktika poole pealt, mis on muutunud, et täna on ju väga kohe olla jalaväelane, et 3-4 aastat tagasi oleks keegi seda osanud ette aimata, kuhu see tehnoloogia ja sõjapidamine võib liikuda. Ja võib-olla selle tulemusega ka see pool, et teatud tehnilised ja tehnoloogilised lahendused on selle 3 aasta jooksul arenenud nii kiiresti, et ilma selle Ukraina sõjata võib-olla paljusid lahendusi poleks vaja olnud arendadagi, või nad oleksid jõudnud sinna tulemuseni kuskil 10 aasta pärast. Et see on see tänane aeg, ruum ja see surve, et see areng peab kogu aeg käima. Ja võtame kas või see elektrooniline sõjapidamine, et millest võib-olla varasemalt teati, aga ei ole kokku puudet, et kuidas see on arenenud või mehitamata platvormid. Me selle 9 saate jooksul kindlasti puudutame ka eraldi Ukraina teemat, aga mis need sellised nagu põhilised meie sellised kaitsetööstuse ettevõtted on, kes Ukrainas täna tegutsevad? Mis nad teevad seal? Nii palju, ega ma väga detaili ei lähe, aga lihtsalt võin nagu võimetast tuua, et mehitamata süsteemid, nii maa kui ka õhk, olukorra teadlikkus, vaatussüsteemid ja erinevad tarkvaralahendused. See on see, mis ma rohkem ei räägi. Ingvar, ennem kui me tuleme sinu kui endise Kaitsetööstusliidu juhi juurde, sa tegelikult oled ka ise asutaja ja tegutsed ettevõttes nimega Veegvisiir. No, kui sa nüüd kuulad seda Kalevi juttu Ukraina referentsist, kõigest sellest, mida maailm nagu nõuab ja ootab, kõigepealt, mida siis Veegvisiir teeb sellist, mille pärast, ma saan aru, Austraalia armee teie kaupa tahab? Ja, no me teeme 360 kraadi olukorrateadlikkussüsteeme erinevatele masinatele ja kasutame selleks segareaalsussüsteeme, ehk siis toome päris maailma virtuaalmaailma, siis täiendame seda igasugu targa informatsiooniga, kui hästi lihtsalt proovida seletada, et mida me teeme. Ja mida Austraalia armee teeb, kellest on meil tänaseks saanud kõige suurem klient, on siis see, et nad väga vanad 50ndate disainiga M113 soomukid muudavad kaugelt juhitavateks masinateks. Ehk siis annavad nii-öelda teise elu sellele vanale soomukile, mida pole mõtet enam selliselt remontida, et inimesed seal sees saaksid turvaliselt olla. Ja kasutavad seda siis nii-öelda eemalseisva relvaplatvormina. Ja mida meie pakume siis seal on kogu see visuaalne pool, et kuidas sa juhid seda masinat keerulistes loodusoludes. Ja siis see on see koht, kus me siis mängu tuleme ja aitame Austraalial seda väga uudset projekti tegelikult ellu viia. Paranda mind, kui ma eksin. Ma olen korra sattunud teie mitte kõige avalikusse tehasesse või vähemalt sinna lähistele. Need on umbes nagu virtuaalreaalsusprillid, umbes nagu. Nad ongi virtuaalreaalsusprillid. Aga nüüd ma saan aru, et see on nüüd see efekt, et juhtidest tanki ma ei pea pead välja pistma. Ja, see on siis, kui sa oled selle masina peal, ja siis sa saad olla nii-öelda luugid kinni kaitstult ilma, et sa peaksid muretsema, et sa juhusliku kuuli läbi või killu läbi surma võiksid saada. Kui sa oled masinast eemal, näiteks see Austraalia projekt, mis meil on, siis põhimõtteliselt teed sa seda sama asja, et sa prillid peas juhid seda masinat eemalt, aga sellise tundega, nagu sa oleksid selle masina peal. Ehk et see on see sama, mis täna Ukrainas droonide peal põhiliselt tuntud lühend on see FPV droon, et sa nagu lendaks selle drooniga kaasa, mis võimaldab sul paremini, täpsemini seda masinat või seda drooni konkreetselt siis juhtida. Sama täna tehakse siis ka maismaa peal juba esimesi samme ja meie pakume siis seda FPV visuaali maismaa pinnal. Ja trikk, kui ma nüüd õigesti mäletan, on nüüd selles, et kuidas ilma viiviseta, see tegelikult nagu sekundi täpsusega, apteekri täpsusega see pilt jõuaks nüüd nendesse prillidesse. See on isegi millisekundid, millest me räägime ja seal on ja oluline, et see pildi viivitus ei tohi olla väga suur,
sest niipea kui see viivitus on väga suur, läheb operaatoril või sellel inimesel, kellel need prillid peas on, süda kohe pahaks, sest et see, mida sa näed ja kuidas su keha liigub, see tunnetus on erinev ja siis keha läheb lolliks ja siis selliseid süsteeme ei saa nagu kasutada. Ja see annab ka meile täna globaalselt konkurentsieelise, sest kõik meie konkurendid, kes midagi sarnast on proovinud teha, nad ei ole ligi lähedaseltki seal oma selle viivitusega, kus meie siis. Ennem kui me läheme ajalukku, Kalev, kui palju on seda unikaalsust Eesti kaitsetööstuses? Me räägime messidest, me räägime sellest, kui palju me käime mööda maailma ringi, mille kohta öeldakse maailmas, wow, see on midagi, mida seni pole tehtud. Seda unikaalsust on ja võib-olla see unikaalsus ongi see pool, millega meie ettevõtted jäävad eksporditurgudel silma. Unikaalsus on ka see, et eksporditurgudel läbi lüüa, et kui me vaatame, kui palju tegelikult täna kasvavad riikide kaitse-eelarved ja selles suhtes see konkurents läheb ka tihedamaks. Tuleb konkureerida suurte kaitsetööstusettevõtetega, kus on väga suur inseneri tehniline võimekus olemas. Ja siin ongi, et ütleme, kui piltlikult öeldes, kui nemad teevad suuri kive, siis need Eesti väiksemad kivid mahuvad sinna suurte kivide vahele ära. Ja ma arvan, need süsteemid, mida Eesti ettevõtted siin arendavad, kas või Ingari oma, et nad saavad olla osa võib-olla mingist suuremast süsteemist. Ja see tuleb ka läbi selle, et meie ettevõtted ise on nagu väga aktiivsed, osaledes siis erinevates nii Euroopa Liidu kui ka NATO arendusprogrammides, läbi mille tuleb uuesti jälle Eesti ettevõtete väikesest riigist, väikeste ettevõtete rahvusvaheline nähtavus, saad uusi partnereid, saad kontakte suuremate praimidega, kes ka avastavad ohu, et sellised võimekused sellises väikeriigis olemas, et see on kõik see kaasa, see ongi see messide roll võib-olla, tõsta ettevõtete nähtavust ja teatud turgudel. Et nii nagu ma ütlesin, et kindlasti on kõik, mis on tarkvara lahenduse pool, kus on Eesti ettevõtted olnud pildis ja see, mis loob olukorra teadlikkust. Et me teeme väga häid sensorid, kindlasti liidu juhina ma tahaks näha rohkem ka tulevikus efektoreid ja ma arvan ka selles suhtes see, mis teeb efekti lahinguväljal, ütleme, on see relvasüsteem, lõhkematerjalid ja nii edasi. Et see on üks osa sellest nii-öelda ökosüsteemist, mida me tahame ka siin välja arendada. Aga rullime nüüd tagasi kella aastasse 2009. Kalev, sina töötasid sellel Kaitseväes ja Ingvar, sina töötasid Kaitseministeeriumis. Ehk et kuidas te mäletate, mida Eesti kaitsetööstusest tollel hetkel, kui Kaitsetööstusliit loodi, mis sellest üldse olemas oli selleks hetkeks? No tegelikult tollel hetkel oli see Eesti kaitsetööstus baseeruv suuresti sellisel mõnel entusiastil, eks ju, et kes siis tegid väga niši valdkonnas mingeid asju. No ütleme tänastest ettevõtetest, kes on tollest ajast veel pärit, oli Samelin näiteks, eks ju, Ranteloni siin mainiti, Eli, Küberneetika näiteks, eks ju, et neid tegelikult ikkagi oli. Aga ütleme niimoodi, et sellist üleriigilist arusaamist, et on mingi kaitsetööstus Eestis, seda nagu absoluutselt tegelikult ei olnud. Üks huvitav ettevõte oli veel tollel ajal olemas ja see oli E-Arsenal, mis kuulus riigile tol hetkel. Ja ma olin tol ajal Kaitseministeeriumis see ametnik muuhulgas, kes pidi tegelema selle E-Arsenaliga, et mis tast saab. E-Arsenal tootis lõhkepakette põhiliselt oma lõpuaegadel. Eesti Kaitsevägi oli tema ainus klient, kes ei olnud absoluutselt rahul selle kvaliteediga, mis sealt tuli. Otseses mõttes oli eluohtlik kasutada. Ja siis oli Kaitseministeeriumis oli meil küsimus, et mis me sellega siis teeme. Sest et riigil on nii-öelda firma, kaitsetööstus, selle baasil võiks mingisugust asju teha. Ja siis ütleme, et seal oli tegelikult väga erinevaid mõtteid, et kuidas seda ellu äratada, et küll muuta seda tooteportfelli, tõsta mingit kvaliteeti siin ja seal. Aga üks paljudest mõtetest oli see, et sellest võiks kujundada sellise katusorganisatsiooni Eesti kaitsetööstuse ettevõtetele ekspordi suunal. Ehk siis põhimõtteliselt selline varajane mõte EKTL-i loomisest, küll siis sel juhul oleks olnud nagu riigi poolt organiseeritud.
ja ütleme niimoodi, et seal väga palju kaugele lõpuks ikkagi selle mõttega me ei jõudnud, sest seda vajadust nagu seal taga oli ikkagi vähe. Ja ma arvan tagantjärele õnneks, et ma ütlen ausalt õnneks, et riik sellega ei hakanud tegelema. E-Arsenal pandi kinni, kui lihtsalt kahjumlik ja ettevõte, millel ei olnud mitte mingit väärtust, ka enda Eesti kaitsevägi ei tahtnud, eks ju neid. Ja siis mõni aasta hiljem siis loodi EKTL juba ettevõtet enda poolt ja see on siis nii-öelda alt üles, eks ju, protsess baseerudes juba nagu päris vajadusel ja ikkagi ettevõtted hinnates seda turupotentsiaali, sealt kaudu see mõte siis tuli. Ja sina lugesid algul üles 4 sellist tõuke hetke Eesti kaitsetööstuse ajaloos. Ma lisaksin siia 5. veel ka, mis mahtus sinna, ütleme umbes samasse ajajärku, kui oli see pronksiöö. Samal aastal 2007 toimus esimene selline suurem vastuostuprogramm. MBDA Prantsusmaalt pidi ostma Eestist vastu siis selle eest, et me ostsime nendelt lühima õhutõrjesüsteemi Mistral. Ja siis tollel hetkel see lõppes sellega, et nad ostsid põhiliselt palkmaju ja plastikkiivreid, kuna Eestis puudus kaitsetööstus kui selline, mida oleks olnud võimalik nagu kokku osta. Ja ütleme, et selles mõttes nagu üldplaanis, ma ütleks, et see ilmselt ei olnud väga õnnestunud projekt. Küll, aga mis oli selle programmi päris efekt oli see, et ettevõtetele saadeti turule signaal, et see valdkond nimega kaitsetööstus on nagu päriselt olemas, seal on päriselt raha liikvel, selliseid projekte võib tulla tulevikus veel ja see pani asjad liikuma väga paljude ettevõtete jaoks, kes mõtlesid, aga et kui ma siin teen mingisugust toodet, seda võiks ju kasutada ka kaitsevaldkonnas, nii-öelda see kahese kasutusega kaup, mis on, ma arvan, tuntud termin juba täna. Ja sealt tegelikult, ma arvan, ka väga palju läks liikvele selleks, et see 2009 see EKTL üldse lõpuks loodi. 2011 kuni 2016, ütleb tark raamat, juhtisid sa Ingvar Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringuid asekantslerina. Jah. Kui palju oli 2011. aastal Kaitseministeeriumi investeeringute juhil üldse midagi Eesti kaitsetööstusest võtta? No ega ei olnudki ja selles mõttes see kaitsetööstuse areng algaski väga palju ka riigi ja nüüd ettevõtluse vaates läbi selle, et see on nagu nii-öelda tore asi, kus Eestis on mingi majanduslik potentsiaal, aga ta jäigi nagu selleks nii-öelda väga paljuski selliseks majanduslikuks potentsiaaliks, et mida rakendada juhul, kui kaitsevaldkonnas midagi sarnast toimub, nagu näiteks selle Mistrali lepinguga, et toimub mingi vastuost jälle ja Eestil on võimalus nii-öelda müüa mingeid tooteid välismaa turule. Ma arvan, et 2011 kindlasti keegi isegi julgenud unistada sellest, et Eesti kaitsetööstus võiks toetada näiteks Eesti enda riigikaitselisi võimeid või midagi siin alal hoida või midagi väga tähendusväärset nagu toota ise. Nii et kui 2012 me tegime esimese kaitsetööstuspoliitika Eestis, siis seal põhifookus oli eksport. Et see oli nagu näha, et see on potentsiaaliks valdkond, aga et see turg on kusagil eemal, et see ei ole nagu siin, eks ju. Ja ma arvan, et ega laias laastus, ta on igal juhul ka täna seal kusagil eemal eksporditurgudel see põhiraha, aga ma arvan, tänases maailmas ja selles, kuidas me oleme nagu arenenud, me täna juba näeme ka palju rohkem ka seda Eesti enda seost ja seost selle vahel, et kuidas kaitsetööstus siin koha peal mingite reaalsete tööstusvõimetega suudab toetada kriisi ja sõjaolukorras potentsiaalselt siis eks ju Eesti enda riigikaitset. Nii et selles mõttes see areng on olnud päris muljetavaldav ja tegelikult maailma mastaabis erakordselt kiire. Et ma arvan, et kõik, kes vähegi on kokku puutunud välismaalastega selles sektoris, nad kõik kuulevad väga tihti seda lugu, et 10 aastat tagasi teid polnud peaaegu et olemas ja vaat, mis eks ju täna kõik Eestist endist kusagil jälle näitusel leiab. Nii et selles mõttes see areng on olnud meeletult kiire. Toetusväe juhatuse ülem Kalev Koidumäe, mäletad sa kokkupuudet kaitsetööstusega, Eesti kaitsetööstusega? Ja ma mäletan ja tegelikult mul tuli meelde, et see kokkupuude oli isegi tunduvalt varem. Aasta oli siis 1998 Paldiskis, olles seal rahuoperatsioonide keskuses väljaõppeohvitserina. Ostsime Eli käest esimese siselasketiigu. Et see oli nagu esimene kokkupuude kaitsetööstuse Eesti ettevõttega ja hiljem olles toetuse väejuhatuse ülem, et see oli võib-olla selline suurem koostööprojekt
Milremiga ja kus siis sai sõlmitud kokkuleppe basisoomukite remondi hoolduse kohta. Et see oli esimene unikaalne leping, mis oli 3+4 aastat. See oli vist 2014 või midagi. Või oli 14, jah. Et ja see oli esimene niisugune tihedam kokkupuude nii tööstuse kui ka väe poole. Mõlemad õppisid üksteise pealt, õppis tööstus kaitseväge tundma ja ka kaitseväel oli teatud skepsis ikka, et erasektor, kuidas nemad teevad, kas me saame olla nagu nende peale kindlad. Ma arvan, see oli nagu väga hea niisugune koostöö Milremiga, mille tulemusena tuli ka siis teisi uusi ettevõtteid, kes hakkasid pakkuma hiljem kaitseväele tehnikaremonti ja hooldust. Et oli see Milworks ja praegult nagu GoCraft, et see on olnud kindlasti üks niisugune tõukejõud. Sa ütlesid Ingvar ennist, et alguses olid selline nagu entusiastid tulid kokku ja tegid midagi. Mis hetkel hakati siis Eesti kaitsetööstust ja ka liitu vaatama kui ikkagi nagu partnerit, et tegelikult see võib olla ühe õige riigi hügieeni osa ja et meil on ikkagi võimekus IT-tiigrina maailmas, me oleme ennast tööstanud. Siin on midagi, mida me peaksime ise arendama, me ei peaks võib-olla välismaalt neid asju sisse ostma, peaks tegema koostööd. No ma ikkagi arvan, et see sama kaitsetööstuspoliitika 2012 oli selline esimene raamistav tegevus, mida riik ja kaitsetööstus tegid ühiselt koos. Et tollal mina vedasin seda ministeeriumi poole pealt, kaitsetööstusliit oli seal arusaadval põhiline partner, kellega koos see sai välja töötatud. See oli päris pikk ja vaevaline protsess, ütlen ausalt, seal oli väga palju tuliseid vaidlusi, aga mis selle kokkuvõttes, ma arvan, positiivne väljund oligi see, et need põhilised küsimused said sellel hetkel läbi vaieldud riigi ja tööstuse vahel ja me tegelikult tulime sellest protsessist koos välja ühisarusaamisega, et see on nüüd see suund, kuhu me hakkame arenema. Ja ma arvan, et selles mõttes see oli nagu esimene kord, kust läbi sellise ühise protsessi, kust ma arvan isegi kokkuvõttes see protsess oli lõpuks tähtsam kui see paber lõpuks ise. Ja mis nagu tänaseni tegelikult väga paljuski, ma arvan, tegelikult ju kehtib, et teda põhiliselt väga muudetud ei ole. Ja tollel hetkel sai paika see, et see põhifookus on ekspordil, seal sai paika põhilised koordinatsioonimehhanismid tööstuse ja riigi vahel, näiteks see sama kaitsetööstuse koostöökomitee, kust sa just tulid, eks ju, täna, et sellel hetkel sai seal paika lepitud, et selline koostöö regulaarselt hakkab riigi ja ettevõtete vahel toimuma. Seal said paika pandud selled, et see koostööraamistik, et kes üldse veel on nagu nii-öelda mängu osalised selleks, et üks kaitsetööstus saaks areneda, et seal tõmmati juurde Siseministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium näiteks kogu oma diplomaatilise võrgustikuga. Ülikoolid toodi seal mängu, et kes on nagu oluline partner selleks, et tekiks seda innovatsiooni ja seda R&D-d. Ja ma arvan, et selle protsessi tulemus oli selles, et selline üldine teadlikkus ütleme, ühiskonna selles osas, kes nagu vastutas sellise valdkonna arendamise eest just ka riigi poole peal, et see tekkis nagu ja ettevõtted ise said ka nagu kindluse, et riigi näol on nende poolt olemas siis nii-öelda reaalne partner, kes aitab näiteks uksi avada, osaleb nendega messidel, kõik see tegelikult sai nagu seal, ma arvan, põhiliselt paika ära pandud ja edasi on tegelikult edasi olnud lihtsalt suke tavapärane töö ja nüüd on see ellu viidud. Asekantslerina tegid ja viisid selle ellu, 2016 võtsid positsiooni sisse Kaitsetööstusliidu juhina, kas sa siin nüüd selles positsioonis nägid samamoodi, et riik võtab sind partnerina või ikkagi pigem pakiti sind ühelt lennukilt teisele, et mine müü oma neid saapaid seal Norra messil? Ei, igal juhul see partnerlus on jätkuvalt olnud väga hea ja see on hädavajalik, et see nii ka jätkuks. Lihtsalt see maailma areng meie nii-öelda üldise arengu kõrval on olnud, me ju kõik teame, et kuidas see on nagu liikunud. Ja selle tõttu ka see, et mis ma ei tea, aastal 2012 sai kokku lepitud, ei olnud võib-olla enam 100% päris see, mida oli vaja aastal 2016 või mida on vaja nüüd aastal 2025 või aastal 2030. Ehk et selles mõttes me ei tohi jääda kunagi paigale, et nüüd ütleme, et nüüd ongi maailm valmis ja poliitika on paigas ja go, et me enam nagu üldse midagi ei muuda. Et selles mõttes see tihe koostöö riigi ja tööstuse vahel kaitsetööstuses on üli kriitiline, sest seal midagi teha ei ole, et
põhikliendid on alati teised riigid või riigiasutused, erinevad kaitseväed, kõik sellised asjad. Eesti riigi roll selles, et kaitsetööstus kas saab või ei saa areneda Eestis, isegi kui see põhifookus võib olla jätkuvalt eksporditurgudel, on ikkagi ülimäärav. Ja kui seda tuge ei ole riigi poolt, siis sellel tööstusel on väga raske. No väga hea, provotseerin sind. Kas Eesti Kaitsevägi on Veegvisiiri virtuaalreaalsuse prillid juba kasutusele võtnud? Me oleme koos katsetanud seda asja. Me loodame, et tulevikus võetakse ka nagu päriselt ja püsivalt kasutusse. Nii et selles mõttes ma pean jätkuvalt kiitma, et see sama süsteem tegelikult võimaldab meil teha seda katsetust ja testimist Eesti Kaitseväega. See mehhanism on selgelt paigas, et seal ei ole, ma ei tea, ohtu mingisugusele korruptsioonile, et keegi suvaliselt otsustab, vaid et seal on nagu selge läbinähtav arusaadav protsess. Iga ettevõte saab seda taotleda. Selles mõttes ongi nagu asja eesmärk, et kuigi see tööstus on väga seotud riigiga ja sellise avaliku huvi ja avaliku rahaga, siis see protsess tagab selle, et see on läbipaistev, kättesaadav ühtemoodi kõigile. Kaitsetööstus, ütleme, tervikuna on spetsiifiline sektor ja see lävend on seal päris kõrge ja see tuleneb ka nüüd, ütleme, kõigist nendest julgeolekumeetmetest. Sinu lõppklient on tavaliselt riik või siis sa teed suurele või teisele partnerile mingit osa süsteemist, mille lõppkasutaja on riik. Tulevad siin ekspordi protseduurid ja ekspordilubade menetlemised, et kuna tegemist on ka avaliku raha kasutamisega, maksumaksja raha kasutamisega, siis riigihangete protsessid on väga siukesed võib-olla väga nõudlikud, et kõikidele need tingimustele vastata ja see hankesse jõudmise teekond võib olla väga pikk. See võib olla aastast kuni seal 4-5 aastani. Mõnes etapis sa võid isegi koos lõppkasutajaga oma toodet välja arendada, sest lõppkasutaja ütleb, ma tahan konkreetselt seda toodet, aga ütleb, mul on vaja võimet, mida see asi peaks tegema. Et see lepingusse jõudmine on väljakutse, aga teistpidi jälle, et kui sa oled lepingusse jõudnud, siis koostöö lõppkasutajaga on ka pikaajaline, sest et kaitsetööstustooted on niisugused suht pika elutsükliga, 10 kuni enam aastat, ei ole nagu kiirmood ja see tähendab ka seda, et alati lõppkasutaja tahab ka nii-öelda see tootja tuge, on siis süsteemide uuendamisel, täiendamisel, mis iganes, sest investeeringud on suured olnud. Ja see annab jälle ettevõttele, ütleme, niisuguse pikaajalise koostööpartneri ja kindluse. Ja siit tuleb ära mainida, et midagi pole parata, kaitsetööstus on pidanud alla neelama ka mõrupilli. Välismaal toodetakse suuremat massi, suudetakse nendel hangetel pakkuda odavamat hinda ja kuigi me suudame Eestis midagi toota, liigub kaitseväe polügoonidel siiski ühe teise riigi või mõne teise riigi liikur. No, aga ma arvan, et seal peab väga selgelt ka hindama, et kui suured me oleme siin, eks ju, Eestis, et seda, et me näiteks lahingutanki hakkaksime Eestis kunagi arendama või hävituslennukit, et ei ole nagu realistlik, et see on lihtsalt nii keerukas toode. Ja seetõttu meil ei ole mõtet nagu järjekordset asja hakata tegema, mis juba kusagil on paremini, odavamini või kuidagi muud moodi tehtud, et selles mõttes ka kõik need valdkonnad, kus täna kaitsetööstus Eestis on tugev, viitabki sellele, et sul on vajalik leida see nišš selles maailmas, mis on katmata, kus meil on väga suured konkurentsieelised ja seal tuleb proovida saada maailma parimaks, et siis on ka nagu kõige suurem reaalne võimalus selles, et sa võid saada nagu edukaks. Ja ma arvan, et kogu see robootika pool, sensoorika pool, kõik, mis meil siin on olnud, tegelikult tänased edulood siiamaani tulenevad sellest, et kusagil on olnud nii-öelda see näiteks tugev IT-maailm, eks ju, Eesti riigi poolt, mis absoluutselt nagu toodab seda või annab sisendit sellesse, et ka see kaitsetööstus saaks tugevalt areneda. See küberkaitse valdkond ei tekkinud ju õhust, vaid täpselt sellest samast 2007. aasta pronksiöö tulemusest, ehk et kus oli mingi reaalne kogemus, mida me saime nii-öelda maailma mastaabis nagu rahaks teha. Nii et seda laadi asju tuleb kogu aeg silmast pidada, et mis meie need võimeksed on ja sellele vastavalt siis ennast kalibreerida. Täiendaks võib-olla Ingorti sellega ka veel, et jah, lennukit me siin täna toota ei suuda, aga me suudame kindlasti olemasolevat rauda lahinguväljal targemaks teha. Just. Ja seda meie ettevõtted teevad ja neid lahendusi ka pakuvad.
ettevõtteid 173, liit üllatavalt tegelikult tagasihoidlik, eks ju, et see meeskond ei ole nüüd ülemäära suur. Mida liit täna pakub oma 173 ettevõttele? Meie väärtuspakkumine meie liikmetele ongi, et ettevõtete huvide eest seismine ja ettevõtete kaitsmine ka võib-olla teatud olukordades. Huvide eest seismine näiteks üle aasta tagasi ettevõtted pöördusid meie poole, et meie relva ja laskemoona käitlemise seadus on liiga karm, pärsib meie konkurentsivõimet. Koostöös Kaitseministeeriumiga, ettevõtetega ja liiduga saime nii kaugele, et detsembris võeti parlamendis seaduse parandused vastu ja nüüd ootame, millal tulevad kaitseministri määrused, et ettevõtted saavad siis juba vastavalt sellele uuele seadusandlusele hakata oma tooteid arendama. Ja nagu ma varem ütlesin, et see on ka nüüd see koht, et mis võimaldab rohkem ettevõtted tulla turudele just niisugeste kineetiliste relvasüsteemidega. Teine pool, mis on, et kindlasti aitame nii-öelda ettevõtteid äridiplomaatia poole pealt, uute kontaktide leidmisega. Siin ongi messidel käimised, samas ka võõrustame siin teiste riikide kaitsetööstusliidu ettevõtteid. Näitame reaalselt, et mis on meie ettevõtete tooteid ja kuidas see tootmine käib ja nii edasi. Meil on iga aasta kalendris on vähemalt 5 välismessi, pluss siis ka 5-6 välisvisiiti erinevatesse riikidesse, kus on just ettevõtetega vahetult kohtumised ja ka ise võõrustame 4-5 välisdelegatsiooni. Ja siin on tark vist ära öelda, et sel aastal sügisel toimub esimene Kaitsetööstusliidu poolt korraldatud lausa nädalane suur mess, seminar, konverents. Jah, vastab tõele, et selle aasta septembris siis 22. kuni 26. on siis kultuurikatlas Estonian Defense Week. Meie aitasime võib-olla selle idee väljatöötamisega, et ja meie partnerid, kes seal on NATO Diana Eesti kiirendi, ABCD konverents ja Dungeon Link, kes teeb siis Tartus elektroonilise sõjapidamise temaatilist üritust. Et kuna nad juhtused pool juhusega ka, et need enamus üritusi, osad üritused sattusid sama nädala peale, siis me lihtsalt arendasime sealt ka teemat edasi ja meie enda vajadus oli, et teha ka Eestis siuke kaitsetööstuse võib-olla suurem tutvustav üritus ja nii ta alguse sai, et praegu käib planeerimisprotsess kenasti. Aga tagasi tulla selle poole, et mida me veel pakume, me oleme ka selline kontaktpunkt nii-öelda tööstuse ja kaitseväe vahel. Et kui tööstuse poole pealt tuleb uus toode, on olemas protseduur, kuidas siis kaitseväe keskkonnas seda saab testida, sest paraku paljude süsteemide puhul ongi see turvalisuse poole, kus seda saaks nagu eksperimenteerida ja testida. Ja nüüd ka teine pool või mis me veel teeme on teadusarendus-koostöö, et me oleme siin ka nagu rahvuslik kontaktpunkt just Euroopa Liidu ja NATO teadusarendusprogrammidele, et aitame samuti ettevõtteid ette valmistada siis erinevates programmides osalemiseks koostöös Kaitseministeeriumiga, on siis erinevad seminariformaadid, natukene ka anda nõu, et ettevõtted oleksid edukad, et meie ettevõtted on nagu väga hästi saanud hakkama just Euroopa Liidu kaitsetööstusprogrammides. Me täna juhime 3 konsortsiumit praegu. Meie ettevõtted on seal osalenud 50 programmis alates 19 aastast, mille käigus on kaasatud arendustegevusse seal kuskil 80 miljonit eurot, mis on nagu märkimisväärne summa. See arendustegevus teab ise, et see on nagu must auk, kus sa raha paned, aga sa kunagi ei tea, kui palju see sealt ilma selleta ka ei saa. Ja ilma selleta ka ei saa, et see pool. Kapitali kaasamine, et see on ka, et täna ma olen kohtunud kõigi Eesti jaeturul olevate panga esindajatega ja pangad on nagu avaldanud oma toetust, et kaitsetööstus on ka see sektor, et kuhu nemad saavad vabamalt investeeringuid teha ja toetada neid. On avatud kaitsetööstuse fond, mis samuti toetab ettevõtteid ja võib-olla kaitsetööstusfond on nüüd see, et ta katab ära selle sektori, mida pangad ei kata, see tähendab suuremate tehnoloogiate rahastamist. Et see on nagu see võimalus, et aga fond on ka alles värskelt tegevust alustanud, et loodame, et siin esimesed võib-olla programmitoetused tulevad siin, mis sa oskad hinnata, selle aasta suveks või, et kuskil niimoodi. Aga ka käivad investorid, vaatavad kaitsetööstuse poole ja käivad koputavad meie ukse taga, et mis sektoris toimub, millised on potentsiaalsed siuksed ettevõtted, kuhu võiks raha panna.
asi ma võin öelda ka, et ega ettevõtjad on muutunud ka selles suhtes targemaks, et nende vaata ainult raha, vaatavad tarka raha. Tarka raha tähendab seda, et investor oskab kaasa rääkida tootearendusse, et investor oskab ka luua kontakte suuremate praimidega, kuhu ettevõtted saaksid oma toodetega nii-öelda siseneda ja siis leida uusi partnereid. Et need on need pooled. Ja siis loomulikult ka välisettevõtete aitamine Eesti kaitsetööstuse ja ärimaastikule tervikuna, et kuidas siin navigeerida, kuidas ettevõtet avada ja nii edasi, et ka selles suhtes on meil kontaktid olemas. Et jah, me enda meeskond on väike, aga meil on väga tublid ja toimekad koostööpartnerid, nagu sa ise, kes annab meile meedianõu siin ja projektijuhid ja nii edasi, et eks me ise hakkame ka oma meeskonda nagu laiendama ja oleme just siin ka värbamise faasis, et saame inimesi juurde, sest liit kasvab, liidu kliendid on meil väga nõudlikud ja see teenuste tase, mis me pakume, minu hinnangul on hea, ma arvan, Ingvar oskab seda paremini kommenteerida ja meil on ka täiendavalt on olemas Defense Estonia cluster, mis pakub sihukest premium ärijuhtimise teenust ettevõtetele, kui me võtame väike alustav ettevõtte, startupides ma võin öelda, et meil on kuskil, jämedalt kuskil 5. või 4. on nagu startupi staatuse ettevõtteid. Et nendel on nagu see ärijuhi teenus nagu äärmiselt oluline, aga see ei ole alati sul ka võimalik teda täiskohaga tööl hoida, on niisugune suur kulu tegelikult, siis tegelikult tänane klaster pakubki ettevõtetele seda ärijuhi teenust, küll ka klastrijuhil on nagu pikaajaline kogemus ja hea võrgustik ja oma kogemuse jooksul ta on näinud, kuidas ettevõtted on kasvanud ja millist toetust nad vajavad. Et siin ta oskab nagu väga kiired nii-öelda need vajadused ja pakkumised kokku viia. Et selles suhtes on ta nagu hea. Ja siis ka Ukraina ettevõtted, kes siis tahavad liituda, aitame ka neil siin Eestis kohaneda. Nad otsivad võimalust Eestist? Meil on täna liidus 3 ettevõtet, kes on nii-öelda Ukraina taustaga ja otsivad, üldse, kui välisettevõtted Eestisse tuleb, et kuidas siin alustada lihtsamate asjadega, et ettevõtte loomisega, pangakonto avamisega, partnerite leidmisega ja kõikide selle poolega, et see on ka see, millega ma aitan ettevõtted. Mäletan eelmisest suvest, Ingvar, sa kirjutasid ka ühe artikli ERR-i, kus oli kuidagi nagu see kõrval ilmuvate muude intervjuude juures oli selline nagu ootus, et kaitsetööstus peab olema osa riigikaitse planeerimisest. Et kas see on siis olnud kuidagi nagu varasematel aastatel, nüüd kus juba sõda on käinud üle 3 aastat, on olnud siis nagu probleem ja kas nüüd on see siis nagu lahendatud? Lahendatud ma ei julge päris öelda, et oleks, aga vähemasti arutelud käivad, et kuidas seda teha paremaks ja ma arvan, mis on nagu kaitsetööstuse vaatest huvi kindlasti on see, et olla varem kursis plaanidega, et mis meie Eesti kaitseväel on, et ei jõua Eesti kaitseväeni see info alles siis, kui hange väljas on, et siis on nagu väga hilja alustada mingi asja ettevalmistamisega ja siis on väga suur šanss, et mõni välisettevõte tuleb lihtsalt ja paneb selle hanke kinni, kuna tal on need asjad tõenäoliselt juba varem välja arendatud. Mis riigi vaates, ma arvan, võiks olla oluline kogu selle asja juures on vaade selles vaates nüüd, et kuna olukord maailmas on muutunud ja igasugune autonoomsus väga kriitilistes võimetes on üha tähtsam teema, siis ka meie enda riigikaitset tuleks vaadata võib-olla senisest oluliselt rohkem selle pilguga, et kui autonoomsed me oma asjadega oleme. Sest ega lõpuks sõda võidetakse küll suure isikliku vaprusega, aga selle suureks abiteguriks on ka see, et kui sul on õige ja hea varustus. Ja see õige hea varustus vajab tihtipeale remonti, hooldust, ma ei tea, lisalaskemoona, lisaraudu, mida iganes, kõik asju on vaja, eks juurde, kui lahingud peaksid juba käima. Ja kui peaks juhtuma olukord, et maailmas on midagi väga palju keerulisemat või sihukest suuremat toimumas, siis nagu me koroona ajastul ju nägime, et riigid lähevad väga kiiresti lukku ja sa istud tegelikult nende võimete otsas siis, mis sul riigis on olemas. Ja kui sul sel hetkel sa avastad, et tegelikult me ei ole mitte midagi siin välja arendanud ja ehitanud ja me toetume 100% välisettevõtetele või välisriikidele ja nende otsustele, et kas me midagi võime kasutada või siis ühel hetkel võib see seis olla üsna nagu problemaatiline ja ohtlik isegi. Nii et sellest tulenevalt
on see eesmärk selles, et see planeerimine peaks toimuma muu hulgas käsikäes sellega, et sa nii-öelda riigikaitset planeerides mõtled läbi, et mis tüüpi tööstusvõimeid on siin riigis vaja selleks, et kõige kriitilisemaid sõjalisi võimeid ülal pidada, kui oled näiteks isoleeritud muust maailmast. Ja see on see, kus kindlasti tänane protsess vajab oluliselt palju paremat lähenemist. Et ma arvan, et Kaitsevägi ja Kaitseministeerium on suurepäraselt juba viimased dekaadid arvutanud seda, et mitu inimest on mingi võime jaoks vaja või ma ei tea, kui palju võtab väljaõppeaega või kui palju need mingid hanked aega võtavad, et selles osas see info on nagu ma arvan väga hea, seda arvestatakse võimete planeerimisel, aga see tööstuslik pool ja tööstusvõimete pool, et see kindlasti ei ole seal, kus ta ma arvan võiks täna veel olla. Aga me liigume õiges suunas. Ma saan aru, et me oleme muutunud eelmisest suvest ka valitsuse üheks nagu prioriteetvaldkonnaks. Ja selles mõttes eelmine valitsus oli esimene valitsuskoalitsioon Eestis, mis sõnaselgelt pühendas nii palju koalitsioonilepingust kaitsetööstusele. Et seda varem ei ole sellisel kujul kunagi olnud, nii et selles mõttes see hüppe või see areng on olnud väga positiivne. Et nüüd on uuel valitsusel ka jätkuvalt kaitsetööstuse asjad samamoodi prioriteedina plaanis. Nii et selles mõttes ma arvan, selline poliitiline ootus on kõrge ja olukord nagu hea. Nüüd on küsimus lihtsalt, et kui palju administratiivselt reaalselt me suudame siis selle kõik rakendada praktikas ellu ja kuidas me teeme homme asju natukene teistmoodi, kui täna teeme. No vot, mida siis teha täna teisiti, et homme oleks parem? Viimastel nädalatel räägitakse palju nii endised kaitseväelased kui praegused kaitseväelased, et midagi pole parata, see, mis maailmas toimub, võib ikkagi lähemate aastate jooksul meie piiri taha tuua midagi, kus me peame oma vabaduse, Euroopa vabaduse ees seisma. Mida kaitsetööstus täna päriselt nüüd, kui see saade kokku korra tõmmata, mida päriselt saaks teha ära koostöös riigiga, partneritega, inimestega, kes seda saadet kuulavad, et me oleksime mingilgi moel valmis? No, mida kaitsetööstus ju esmajoones pakub, on tehnoloogia ja mida ma arvan ühel väiksel riigil, kellel on vähe inimesi, oleks tark ära kasutada on just nimelt tehnoloogia ja tehnoloogilist ülekaalu nagu arendada siin, sest ütleme, et kui me suudaks piltlikult öeldes roboteid saata rindele versus see, et me saadame inimesi, keda meil ei ole, siis on nagu see võidu võimalus oluliselt suurem ja ma arvan, see mõttemaailm võikski sedapidi käia, et mis on veel need asjad, mida me siin Eestis kohapeal, arvestades neid võimeid, mida meil on täna juba väga palju kaitsetööstuses, suudaksime rakendada ära, teades väga hästi, kuidas see Eesti geograafia siin välja näeb erinevates punktides, mida peaks tegema selleks, et siis seda sõjalise rünnaku tõenäosust oluliselt vähendada. Et täna jõuab veel, ma arvan, üsna palju asju veel käima lükata, et kindlasti ei ole veel hilja. Ja võib-olla ka see õigusruumi teema ka, et meie otsuste vastuvõtmise protsess on päris pikk, kui me võtame nüüd arvesse, et seda aega ja ruumi, kus me täna oleme, et kõik need julgeoleku teemalised riskid eskaleeruvad väga kiiresti, et ka siin peaks võib-olla seaduse loojate poole pealt olema siis ka mingid erandid, et mis meil täna on prioriteetne valdkond, et need vastumeetmeid või tegevusi saaksime ka kiiremini ellu viia, on see siis koostöö siin kaitseväega uute süsteemide võimete väljaarendamise puhul, kõik need ostuprotsessid, millised hankemenetlusi saaks läbi viia, võib-olla on täiendavalt ka vaja kohandada siis ütleme, ajale ja ruumile vastavaks ka siis seda hankeseadust, et need oleks need meetmed ja ma arvan, et tööstus on igati suuteline ja valmis omapoolset panust andma, kui tuleb ka selles suhtes nii-öelda probleem, millel on vaja lahendust, et kust ettevõtja oma nii-öelda tulu saab, on kliendi käest, et mida klient tellib, et selles suhtes nad on ka valmis selles suhtes panustama. No ma võib-olla tooks veel ühe näite siia, mida me ei ole veel maininud siiamaani, et Eestis on ka väga suur ja arenenud startupi kogukond ja startupi kogukonnas on ka viimase üle aasta jooksul nüüd toimunud väga mitmeid kaitsetööstuse teemalisi kohtumisi. Ja ma võtan kas või selle potentsiaali, mis seal nagu istub
siis tegelikult see on täna kasutamata potentsiaal kõik, et mida võiks palju paremini ka Kaitseväe ja riigi vaatest nagu ära proovida kasutada, et kui meil on nii-öelda probleem, et meil on ülekaalukas vastane, kes tuleb teatud tüüpi võimetega tõenäoliselt, kui ta tuleb, eks ju, meile kallale, et siis sellele on tõenäoliselt võimalik mingisuguseid vastuseid tehnoloogiliselt vastu käia, aga see ülesanne peaks nagu tulema, et kallis startupi kogukond, pange pead kokku, mõelge välja, et ma arvan, et seda ideede puudust, ma arvan, ei ole tegelikult Eesti riigis. Küsimus on pigem ikkagi selles, jah, et kui suurelt me oskame ühest küljest nagu mõelda ja teiselt, et millise ambitsiooni me siis nagu seame kogu selle sektori arengule ja kuidas me nagu näeme seda rolli siis kogu selle riigikaitses nagu laiemalt. Mille taha see nüüd jääb siis selle nagu tõsiselt võetavuse tõstmine maksimaalsele tasemele? Kus nüüd see otsustamine, venitamine, ikkagi nagu selline kaalumine, vaatamine? No ma ei usu, et ta on nüüd kuskil taga kinni otseselt, lihtsalt maailm meie ümber on muutunud väga kiiresti, et ma arvan, et eks me kõik oleme siin aeg-ajalt hämmingus, et mis täpselt jälle maailmas juhtumas on. Et eks lihtsalt ma arvan neid olemasolevaid formaate, et kus me siin omavahel arutame riigi ja tööstuse vahel neid küsimusi, neid tuleks nüüd intensiivsemalt ära kasutada ja seda ambitsiooni tuleks natukene teravamalt seada. Ja ma ikkagi vaataks siin natukene rohkem otsa riigi esindajatele, et kes võiksid anda nii-öelda rohkem ambitsioonikaid ülesandeid tööstusele, et lahendage see ära, et andke siin nõu, andke seal nõu. Et selles mõttes see riik nüüd kaasab, eks ju, oma üldisesse juhtimisse ettevõtjaid, kes annavad nõu, eks ju, peaministri tasemel siin, et kuidas riik võiks olla paremini nii-öelda juhitud. Ma arvan, võib-olla mingi sarnast nõukoda oleks võib-olla ka kaitseministril näiteks vaja, et kes annaks nõu, et kuidas ka nii-öelda tööstuse vaates võiks saada paremini lahendada riigikaitselisi küsimusi. Eks palju protsessid käivad, aga kõik see võtab ju aega, aga aeg on see kõige kallim ressurss tegelikult. Mõni skeptik nüüd kuulab, ütleb, businessmenid seal tahavad teenida kõva raha ja praegu seal ma lugesin seal seda pangameest, kes ütles, et tema pani oma raha kaitseinvesteeringute alla ja sealt tuleb. Ütlevad, et aga homme saab sõda läbi ju, läbirääkimised ju käivad, mida pingutate siin? No isegi kui homme päev peaks ime juhtuma ja Ukrainast tuleb päriselt püsiv rahu, siis ma arvan, et on vähemalt 5–10 aastaks julgelt protsess seal, et kus kõik need laovarud, mis eriti siin läänes on tühjaks antud Ukrainale enne kõike, tuleb uuesti täis nii-öelda laduda. Ja ma arvan, et enamik riike Euroopas vähemasti on ka aru saanud, et nendest laovarudest ei ole kindlasti piisavalt selleks, et olla valmis nendeks uuteks väljakutseteks, mis täna maailmas valitsevad, mis tähendab seda, et kui tellitakse need laovarud täis, siis ma ei tea, mitmekordselt tegelikult ju suurendatakse neid tellimusi veel, et oleks veelgi rohkem. Nii et kõik see uuesti nii-öelda võime taastamine, see ei sünni üleöö, julgelt on see 5–10 aastane protsess vähemasti. Üheks näiteks võib-olla on siin nagu hea tuua alati uue soomuki tellimine, et kui täna minna nii-öelda poodi ja ütelda, et ma soovin osta uue soomuki, siis täna kõige kiirem ja lühem ooteaeg on, ma arvan, 5–6 aastat miinimum. Et sealt edasi hakkavad need tellimused tegelikult tulema, eelnevalt on kõik juba täis broneeritud. Nii et see näitab nagu seda, et seda möllu siin jagub väga pikaks ajaks. Maailm ei ole enam endine. Me oleme tagasi, ma ei teagi, mis ajastus uues külmas sõjas, kuigi on ikkagi kuum sõda üsnagi täna. Nii et selles mõttes see ei ole ainult tänane päev, et kus, ma ei tea, kaitsetööstuse firmade aktsiad lihtsalt on väga laes, vaid see on tegelikult pikem trend teada siia kohe mõneks ajaks. Külma sõja järgselt see 30 aastat rahuaega, mis Euroopas oli, selle ajaga tegelikult kaitsetööstus ju suri paljuski välja, et ei olnud ju nõudlust. Arvati, et ajalugu lõppes ära, nagu ütles Fukuyama, eks ju. Ja paljud Euroopa riigid tegelikult ka osa oma kaitse-eelarvest said oma varade müügist. Hollandi näitel, et sul, kui me eksi, oli see 10%, pidi nad iga aasta leidma oma nii-öelda tehnika, relvastuse kinnisvara müügist. Ja nüüd tuua uuesti see tööstus üles ehitada
samaaegselt, kus sul käib konflikt, sul on vaja võimeid ja teisest küljest ka oma ühiskonnas tegema selgitustööd, et nüüd see julgeolek on oluline, mida kaugemal Ida-Euroopast, Vene piirist, seda skeptilisemalt võib-olla inimesed vaatavad, kas see Vene oht ikka on päris oht. Ja see on suur väljakutse ka Lääne-Euroopa poliitikutele, et tõsta kaitsekulutusi ja hakata võimeid arendama. Siinpool saavad nagu kõik aru, kes on vahetult Venemaa lähedal, et see on vajalik ja edasi lükkamatu protsess. Aga vaadates lihtsalt sinna seina peale, et kus on kirjas, et väikeriigi suur võimalus Eesti kaitsetööstused, siis tegelikult vaadates neid globaalseid protsesse, siis see täpselt nii ongi, et suured riigid, nagu täpselt Saksamaa või ka Prantsusmaa ja rääkimata Poolast siin, kõik lähiaastatel on kasvatamas väga tugevalt oma kaitsevägesid ja see on täpselt see suur võimalus väikeriigi kaitsetööstusele olla nendes protsessides sees, aga selleks, et sinna Eesti riigi ettevõtted sisse saaksid, on vaja meil siin koos Eesti riigiga näha kurja vaeva, et nendest ustest läbi murda ja selle õigel ajal oma võimetega kohal olla. Aga ma arvan, et selleks on kõik eeldused kindlasti täna juba olemas. Ja ma ütlen, riigipoolne tugi tegelikult me ekspordil on nagu väga hea, et kui me võtame ka seda näitena, et kui me ettevõtted käivad siin välismessidel või välisvisiitidel, on meil alati kas Kaitseministeeriumi või Välisministeeriumi esindajad on toetanud neid ja mis on nagu väga oluline, et väikesest riigist ettevõtjatel on riigi esindaja kaasas, mis võimaldab saada väga väärtuslikke kohtumisi ja tõsiselt võetavust. Ja see on ka võib-olla olnud üks edu võti, et meie ettevõtted on täna jõudnud maailma kaitsetööstusturul sinna, kus nad on. Juttu jätkuks kauemaks. Õnneks meil on veel 8 saadet, kus me käsitleme nii koostööd riigiga, kaitseväega, Ukraina referentse, Ukrainas toimuvat, räägime erinevatest ettevõtetest, täpsemalt kõigest seda, mida nad ka täpselt teevad, räägime kaitsetööstusmessist ja kõigest muust, nii et õnneks meil on veel aega ja rahva tungival nõudmisel võib neid osasid alati juurde toota. Igal juhul tänase saate esimese avasaate külalistele, kes siis on olnud mõlemad, Kalev Koidumäe on täna Kaitsetööstusliidu juht ja Ingvar Pärnamäe oli Kaitsetööstusliidu juht. Suur tänu ja jääme siis lootma, et maailm ei muutu selle 9 nädalaga nii, et me peame juba tormama. Suur tänu, et vaatasite. Minu nimi oli Rasmus Kage. Kohtume juba õige pea.